Tere, imelised hinged! Täna tahab tulla selline sõnum seoses haigustega, ükskõik millisega. See on siis ka lähtuvalt minu enda kogemustest nii-öelda selline kokkuvõte. Kui sa oled haige, kas siis mõni raskem haigus või midagi muud on sind maha niitnud, ükskõik mis moel, siis üks hästi tugev sõnum, mida küsida enda käest, kui ma olen haige, siis on see, mis on see asi, mida ma teen üle enda? Mis on need tegevused, mida ma teen enda tahte vastu? Mis on need kohad, kus ma pigistan silma kinni ja teen ikkagi? Ehk siis vaata oma elule otsa ja vaatle oma elu justkui neutraalselt kõrvalt, et mis on need asjad sinu elus, mida sa teed vastu enda tahtmist. Kas siis selleks, et teistele meeldida või olla rohkem aktsepteeritud või sulanduda rohkem massi või lihtsalt teha ära, et peab. Vaata kõik need asjad üle oma elus, võta kas või paber ja pliiats ja kirjuta üles, mis on need asjad, mida sa teed enda tahte vastu. Ja võid ka vaadelda neid asju, mida sa teed, mis sulle meeldivad. Ja kui nüüd neid asju on rohkem, mida sa teed enda tahte vastu, siis miks sa seda teed? Miks sa teed nii palju asju, mida sa tegelikult ei taha? Mis paneb sind sellisel moel ennast piitsutama? Sest elu peaks olema kerge, elu peaks olema lihtne ja elu saab olla lihtne ja kerge. Kui me hakkame valima enda südame järgi, mida me teha tahame ja mida me teha ei taha ja oleme enda vastu võimalikult ausad. Kõige lihtsam, kust alustada, ongi võib-olla võtta üks asi korraga. Näiteks, kui tänane päev on käes ja me tunneme mingit vastumeelsust mingisuguse tegevuse või olukorra vastu, siis justkui panna stopp peale ja küsitleda endalt, miks ma seda teen? Kas ma pean seda tegema ja kas ma päriselt tahan seda teha? Ja kui vähegi võimalik, siis ära tee. Ja nüüd tuleb justkui küsimus, et aga kui ma nüüd teengi ainult asju, mida mina ise tahan ja nii nagu mina tahan, siis ju kuidas ma hakkama saan ja kõik kohustused jäävad ju tegemata ja siis kõik mõtlevad, et ma olen laisk või kõik sellised mõtted tulevad pähe. Aga kõik ei pea korraga. Üks samm korraga, lihtsalt luba endal kõigepealt võtta vastu see, et sa hakkad vaatlema olukordi, mida sa teed üle enda. Ja proovi võtta vastutus justkui selliselt, et kui ma selliselt ei taha, siis kuidas ma tahaksin? Kuidas oleks võimalik sellisel moel, et mina jääksin võimalikult et mina saaksin olla selles olukorras võimalikult sellisel viisil, et ma tunnen ennast hästi. Sest kui me väga palju asju teeme üle enda, ma olen oma elus nii palju asju üle enda teinud. See vähidiagnoos, vähikogemus oli minu jaoks siuke mõnus äratus, et kui ma ühel hetkel ära taipasin, kui palju asju ma teen oma elus üle enda, lihtsalt kohusetundest, et ma pean tegema, et olla see tubli ja aktsepteeritud ja kõik muud asjad, siis ma mõistsin, et appi, et neid asju, mida ma tegelikult teha armastan, ma ei teinudki, ma ei lubanud endal tunda, ma ei lubanud endal kogeda asju, mida ma tegelikult tahan teha. Ma nagu piitsutasin ennast kogu aeg.
uskumatu lihtsalt. Ja see võttis aega, et aru saada sellest. See võttis julgust, et hakata ennast valima esimesena. Ja tänagi ma õpin seda kõike veel, tänagi õpin veel seda kõike. Aga ma näen, kui palju ma olen juba edasi liikunud. Ja ma alati küsitlen endast, kas ma päriselt tahan teha seda. Ükskõik, kas on siis, ma ei tea, kodu koristamine või nõudepesu või ükskõik mis. Ja kui ma ei taha seda teha, siis ma vaatlen, et okei, teeme siis mingi plaan B või plaan C või. Sest kõige tähtsam on see, et meie tunneksime ennast hästi. Meil oleks sisemine rõõm ja rahulolu. Selline elamise rõõm. Kui see kaob ära, siis keha läheb stressi. Ja löövadki välja erinevad haigused. Sest et see on ainus viis, kuidas keha saab meile märku anda, et ta ei taha enam nii jätkata. Viimane kord, kui ma nüüd haige olin, siis ma tegin samamoodi, ma tegin päris palju asju üle enda. Rapsisin, rabelesin nagu peata kana. Ja see viimane haigus näitas mulle nii ilusti, et peahoogu, Maris, peahoogu. Võta üks asi korraga. Ja ma tahangi siinkohal öelda, et vaatle oma elu. Hakka küsitlema, et kuidas ma saaksin teistmoodi. Kuidas ma saaksin nii, et ma oleksin päriselt õnnelik ja rahul. Ja minu sees oleks sisemine harmoonia. Kuidas ma saaksin seda endale luua? Alusta pisikeste sammudega. Võta üks pisike millimeeter korraga. Ja vaata, kuidas su tunne muutub, kui sa hakkad ise ennast valima. Sest tegelikult mitte midagi ei juhtu, kui... Mitte midagi ei juhtu, sa ei sure ära. Maailm ei kuku kokku sellest, kui sa mõne asja jätad tegemata ja ütled päriselt mõnele asjale, et ei, ma ei taha teha seda, mul ei sobi see. Võta vastu see variant, et hakata kuulama oma keha, hakata kuulama oma tajusid, oma sisetunnet, kuidas seda nimetada. Katseta, mis tunde see sinust tekitab. Just kui lähed mõistusest ära südamesse ja hakkad selle järgi valikuid tegema. Ja mitte midagi ei juhtu, kui need nõud jäävad täna pesemata. Mitte midagi ei juhtu, kui elamine on 6 aega koristamata. Mitte midagi ei juhtu, kui, ma ei tea, lapsed jäävad täna õues käimata. Mitte midagi ei juhtu. Mitte midagi ei juhtu. See iseenda valimine on väga raske. Minul võttis ikka paras jagu aega, et seda õppida. Aga see tunne, kui sa saad kätte selle eufooria, sellise eduelamuse, et mis siis juhtub minu kehaga, kui ma hakkan valima iseennast. See on nii äge lihtsalt. Keha muutub nii rõõmsaks kuidagi, energia läheb lahti. Aga see on nii ilus. Ja see on nii ilus. Lihtsalt. Tee asju, mida sa päriselt armastad. Ja ütle lihtsalt täie kergusega ei asjadele, mida sa ei taha teha. Lihtsalt kaalu seda varianti. Sest et sellest tegelikult sellest oleneb tegelikult sinu sisemine harmoonia ja keha tasakaal. See on üks oluline võti. Ja ongi kõik tänaseks. Imelist päeva sulle, imeline hing, kus iganes sa praegu endaga ei ole. Ole enda vastu aus. Vaatle oma elu justkui kõrvalt ja tee valikuid enda südame järgi.
sest mida vähem on kehal stressi, seda rõõmsam on meie keha. Ja see oskus on õpitav, see oskus on täielikult õpitav. Ma võin täiega lubada, et see on äraõpitav oskus. Ei pea kannatama, ei pea olema stressis, ei pea olema süütundes kogu aeg. Ja ongi kõik. Tšau tänaseks kõik. Järgmise korrani.